Tänase evangeeliumi ehk juhtluse tekst algab nii. Jeesus tuli Naatsareti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ta läks oma harjumust mööda sünagoogi. Miks tal oli selline harjumus? Sellepärast, et vaga juut kindlasti pidas Jumala kolmandat käsku, mis ütleb, et sa pead hingamispäeva püüdsema. Jeesuse jaoks see tähendas, et ta kindlasti hingas sel päeval, oli palves ja muidu rahus, aga veel käis ta sünagoogis. Nimelt juutidel oli tempel Jeruusalemmas, kus oli hea, kui vähemalt korra aastas sai käia, aga tavalistel pühapäevadel, mitte pühapäevadel, vaid laupäevadel juudid käisid sünagoogis, mida saab võrrelda palvemajaga, seal loeti Jumala sõna ja palvetati. Võib siis küsida, miks kristlased kogunevad pühapäeviti, kui juutid kogunesid laupäeviti. Esimesed kristlased kogunesid laupäeviti koos teiste juutidega sünagoogis, aga nad kogunesid ka kodudes pühapäeva hommikul, just sellepärast, et Jeesus Kristus tõusis ühel pühapäeval ehk nädala esimesel päeval üles ja seetõttu esimesed kristlased hakkasid saama oma inimestega kokku kodudes sel päeval. Seal nad lugesid Jumala sõna, rääkisid sellest, kuidas see Vana Testament on täide läinud Jeesuses Kristuses ja nad palvetasid ja jagasid ka armulauda. Ja sellest koduteenistusest on saanud tegelikult meie teenistus, mis meie peame kirikus või siis palvemajas. Ma seisan siin Saku Toomase kiriku ees praegu. Mis see siis tähendab meie jaoks praktiliselt, kui meie tahame seda hingamispäeva püüdsema? Kuidas meie saame seda teha? Ma ütlesin juba, et siin minu kõrval on Saku kirik, aga üle tee seal on näiteks Saku jääpark või hokipark. Kas on nii, et kristlane ei tohi siis hokipargis käia pühapäeval, vaid peab hoopis siin kirikus viibima? Küsimus on, ma ütlen vale või mingi viga selle küsimusega on, et pühapäeva ehk hingamispäeva mõte on see, et me saame hingata. Jumal on loonud seda päeva inimeste jaoks, sest meil on vaja hingata. Meil on vaja üks päev nädalas, mis on ilma tavaliste rutiinideta, vähemalt mõned neist ilma ja kus me ei pea tööl käima. Meie keha ja meie hing, meie vaim on seda vaja. Ja ma arvan, et tänapäeval, kui füüsilist tööd enam nii palju ei ole, siis on tegelikult väga hea, kui me saame midagi füüsiliselt ka teha sel päeval. Varem oli vastupidi, et iga päev oli füüsilist kõva tööd ja siis oli hingamisse üks oluline mõte see, et mitte füüsilist tööd teha. Tänapäeval on vähemalt paljude jaoks vastupidi, et istub kontoris 5-6 päeva nädalas või kassas ja siis on just see, et pühapäeval saab olla või üks päev nädalas saab olla näiteks looduses Jumala loomingus, mis ta on nii imeliselt loonud. See on minu meelest väga oluline. Aga on ka midagi enamat, sest selle pühapäeva või hingamispäeva püüdsemise käsu juurde kuulub ka tegelikult kirikus käimist või palvemajas käimist, Jumala sõna kuulamine. Niimoodi on olnud algusest peale ja Hebrea kiri Uues Testamendis kirjutab või seal kirjas niimoodi selle kohta: ärgem jätkem unarusse oma koduse koos käimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist. Kirjutab Hebrea
Hebrea kirja autor. Ja kuna siin oli selline üleskutse, et me peame hoopis kutsuda üles käima koguduses, siis ma tulen nüüd 4 põhjusega, miks just kirikus on ka hea, kui saab pühapäeval käia. Küll on nii, et praegu ei tohi eraldi lasta tööd näiteks pühapäevad ei tea, aga nüüd ma räägin üldises mõttes. Nii, et eelkõige on hingel vaja toit, just nagu meie ihul on vaja toit, siis hingel ja vaimul on toitu vaja. Ja seda saab loodavasti oma kohalikus koguduses saada. Kui tunned seda lugu, kui Jeesus tuleb mõnedele paarile õele külla, Marta ja Maarja. Maarja hakkab istuma seal Jeesuse jalgade juures ja koos jüngritega kuulab ta Jumala sõna. Ja Marta, tema õde, tema on selline tegutsev naine, tema hakkab seal valmistama sööki ja kõiksugust. Ja siis ta kaebab Maarja peale, kes niimoodi seal lihtsalt istub. Aga siis kommenteerib Jeesus seda niimoodi mitte kui kriitika Marta vastu, vaid kui selline heakskiidu selle kohta, mis Maarja on valinud. Nimelt, et vaja on vaid üht. Maarja on valinud hea osa ja seda ei võeta temalt ära. See oli siis see esimene põhjus, et meil on seda hingetoitu vaja. Teiseks, ja see on sellega seotud, meil on vaja välja lülitada ennast. Paljudel inimestel tänapäeval on palju stressi. Kogu aeg online, kodu on töö ja töö on kodu. Meil on vaja kuskil, kus me saame ennast välja lülitada ja ka konkreetselt telefoni ja arvutit välja lülitada, suunda mõtteid teiste kohta oma looja poole. Ja see on ka väga oluline selle pühapäeva või hingamispäeva püüdsemisega seoses. Siis tervise pärast ka. Palju uuringud on näitanud seda, et need, kes käivad pühapäevade kirikus, kes iga päev vähemalt korra paneb mõtte kokku ja palvetab, tema elab kauem kui teised inimesed ja tal on neid terviseprobleemid vähem. Need asjad, palve ja kirikus käimine aitab teda tulla toime oma probleemidega, kui probleemid tekivad elus. Sest ei ole nii, et kristlane on ilma probleemideta, aga just see palvetamine ja kirikus käimis, see aitab probleemeid selles mõttes lahendada või nendega toime tulla. Uuringud näitavad ka, et need, kes kirikus käivad, nemad oskavad paremini andestada ja armastada kui teised inimesed. Ehk siis tervise pärast ja lõpuks viimase põhjusena toon välja, et see on üks ligimeese armasuse tegu, kui me kirikus käime. Nimelt seal saab palvetada maailma eest ja nende ees, kel on raske. Ja teiseks saame olla õdede-vendade jaoks toeks seal selles osaduses ja me saame, see on ka oluline osa selles, et kui tuleb sinna kirikus üks uus vend või õde, siis on oluline, et seal kirikus on erinevad inimesed, erineva sooga inimesed, erineva vanusega inimesed, erineva haridusega inimesed, siis on võimalus suurem, et see uus inimene leiab kedagi seal, kelle ta natukene sarnaneb, kellega ta saab jutu ajada ja siis on jälle tõenäolisem, et ta järgmine kord tuleb tagasi. Ehk need põhjused on välja. Ehk tere tulemast kirikusse. Sakus on meil teenistuse igal pühapäeval kell 11. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.